Tere kõigile head vaatajad! Eesti.com infoteenistuse peatoimetajana alustan 108. uudiste saadet, mis langeb ka tänasesse valimispäeva. Vaatame siis, mis lõppnädalal kõige kõmulisem oli. Eelmisel kuul konservatiivse kommentaatori Charlie Kirki mõrvas süüdistatavat meest esindavad kaitsjad esitasid neljapäeval kohtule taotluse, milles palusid kohtunikul lubada tal osaleda kohtuistungitel erariietes ja ilma ahelateta. Oma esimesel kohtuistungil nähti Robinsoni vangla riietes ja enesetapu vastase kitliga. Ta ilmus kohtusse esimest korda virtuaalselt. Kohtunik Tony Graffile esitatud taotluses väitsid tema advokaadid, et riietuse muutus on vajalik tagamaks, et potentsiaalsed vandekohtunikud ei oleks mõjutatud Robinsoni nägemisest vangla riietes ja ahelates. Nad viitasid huvile juhtumi vastu, sealhulgas 18 000 otsingu tulemusele tema esimese kohtuistungi kohta. Kuna iga juhtumi areng tekitab tuhandeid artikleid ja kommentaare veebis, suureneb ainult tõenäosus, et potentsiaalsed vandekohtunikud näevad ilmseid eelvangistuse märke ja teevad nende põhjal järeldusi härra Robinsoni süü ja või teenitud karistuse kohta, ütlesid tema advokaadid eesotsas riikliku kaitsja Catherine Nesteriga. Pärast vaatlejate avalduste ja kaebuste arutelu 9. oktoobril valimiskomisjonis avaldas MTÜ Ausad valimised 11. oktoobril 5 tähelepanekust koosneva aruande elektroonilise hääletuse ettevalmistavate toimingute kohta. Aruande kohaselt pole häälte avamise võtme kompromiteerimise tõttu algava elektroonilise hääletuse puhul tagatud valimissaladus. Valimisvaatlejad rõhutavad aruandes, et vaatlejate kohalolust ettevalmistavatel toimingutel ei tohi järeldada nende heaks kiitmist ja toimingud polnud avalikult vaadeldavad nende piiratud ligipääsetavuse ning alles viimasel hetkel osaliselt avaldatud dokumentatsiooni ja avaldamata jäetud lähtekoodi tõttu. Vaatlejate hinnangul viidi sarnaselt varasemate aastatega puudulikud läbi valimiste krüptovõtmete loomine, mida joonib alla audiitori lugupamatu sekkumine võtmete kasutamise turvaprotokolli proovihääletusel ja selle tagajärjena aset leidnud häälte avamise võtme kompromiteerimine. Etteruttavalt tänasesse päeva nii palju, et seda kaebust ei hakatudki arutama valimiskomisjonis ja täna nendel minutitel meil uudiste saade kell 14 eetrisse läheb, on EKRE e-valimiste kaebus menetlusest, mida ilmselt Arne Koitmäe Kaja Kallase kursa lükkab tagasi, nagu me teame. Vaid päev pärast Financial Timesi olulist artiklit, mille kohaselt on USA luureteenistused vähemalt juulist alates aidanud Ukrainal korraldada Venemaa naftatehastele pikamaa droonirünnakuid, süttis Krimmis öösel pärast Ukraina droonirünnakut suur naftahoidla. See on nädala jooksul juba teine kord, kui Feodossia rajatis on saanud rünnaku ja süttinud leekides. Oluline on see, et see on Krimmi suurim nafta ladustamise ümberlaadimise keskus, mille mahutavus on umbes 250 000 tonni. Vene allikate sõnul peatas õhutõrje sadama linnas kütusehoidlat sihikule võtnud üle 20 drooni. Rünnakus inimohvreid ei olnud ja tulekahju kustutamiseks on korraldatud ulatuslik hädaolukord. NASA tulekahju seiresüsteem tuvastas rahvusvaheliste aruannete kohaselt sündmuskohal mitu aktiivset tulekahju. Kokku saatsid Ukraina väed Krimmi erinevatesse piirkondadesse umbes 40 drooni ja 10 teisi saati Venemaa territooriumi asuvate sihtmärkide pihta. Uue Lancet 2.0 komisjoni avaldamine ja WHO peadirektori Tedros Adhanom Ghebreyesususe kaasnevad märkused kuulutasid midagi, mis ulatub tervishoiupoliitikast palju kaugemale. Selliste terminite nagu õiglased toidusüsteemid ja planeedi tervis taga peitub ülemaailmse toidu tootmise radikaalne ümberkorraldamine, mida juhivad samad osapooled, kes dikteerisid ülemaailmset tervishoiupoliitikat juba pandeemia ajal. Tedros räägib toidusüsteemide ümberkujundamisest, mis peab olema kaasav ja õiglane. See, mis kõlab kahjutult, on tegelikult poliitiline ümberkorralduskava. WHO soovib koos Lanceti komisjoni ja partnerorganisatsioonidega, sealhulgas Bill Gatesi, Rockefelleri ja Bloombergi sihtasutustega
kehtestada ülemaailmsed standardid selle kohta, mis on tervislik toitumine, millised tooted on lubatud või piiratud ning milliseid tooteid eelistatakse. Kavandatud ülitöödeldud toiduainete operatiivne määratlus loob aluse ülemaailmsele regulatiivsele instrumendile. Tooteid, näiteks tubakat, võiks märgistada hoiatustega, neile kehtestada kõrged maksud või need täielikult keelata. Epideemiaks valmisoleku innovatsioonide koalitsioon CEPI teeb CEPI pressiteate kohaselt koostööd India Serum Institute of Indiaga, mis on maailma suurim vaktsiinitootja ja Houstoni metodisti uurimisinstituudiga, et kasutada tehisintellekti AI uue pandeemilise vaktsiini väljatöötamiseks H5N1 linnugripi bird flu vastu. CEPI asutasid 2017. aastal Davosis Maailma Majandusfoorum, WEF, Bill ja Melinda Gatesi fond ning mitu valitsust. Varustab vaktsiine enam kui 170 riiki ja on tuntud oma kiire reageerimise poolest nakkushaiguste puhangutele. Uus projekt saab kuni $16,4 miljonit rahastamist. Eesmärk on parandada linnugripi pandeemia valmidust ja luua prototüüpvaktsiin potentsiaalse haiguse X vastu, seni tundmatu patogeeni vastu, millel on pandeemia potentsiaal. Uus vaktsiin kasutab niinimetatud bakuloviiruse platvormi, süsteemi, mis kasutab putukaid, peamiselt nende vastsete staadiumis, nakatavaid geneetiliselt muundatud DNA viiruseid rekombinantsete valkude tootmiseks putukarakkudes. Seerumi instituut toodab ja võrdleb 2 H5 antigeeni rekombinantse valguvaktsiini jaoks. Metsiktüüpi antigeen, Houstoni metodisti uurimisinstituudi teadlaste loodud tehisintellekti jaoks optimeeritud laia toimespektriga antigeen. Vaktsiin on loodud toimima samaaegselt mitme H5 tüve, mitte ainult ühe vastu. CEPI väitel muudab see vaktsiini eriti sobivaks ettearvamatute puhangute korral ja võimaldab kiirelt reageerida tulevastele pandeemia ohtudele. Ning see, mis on aastakümneid mõttekodades ja strateegiadokumentides küpsenud, on nüüd konkreetselt kuju võtmas. Intrinsic Exchange Groupi IEG asutamisega on loodud esimene platvorm, mille eesmärk on muuta loodus ise kaubeldavaks finantstooteks. Rockefelleri fondi toetusel ja koostöös New Yorgi börsiga sillutab see teed uuele varaklassile, loodusvarade ettevõtetele, nakidele. Need loodusettevõtted peaksid kajastama metsi, jõgesid, mulda, bioloogilist mitmekesisust ja isegi õhku kui majandusteenuseid. Iga ökosüsteemi funktsioon alates süsiniku sidumisest kuni vee puhastamiseni tõlgitakse digitaalseteks aktsiateks, millega saab kaubelda ja mida saab hinnata. Lühidalt, maast saab aktsia. Idee pärineb globaalsete filantroopkapitalistide ringkondadest. Rockefeller andis algkapitali. Ameerika-ülene arengupank tagas rahvusvahelise tunnustuse ja BlackRocki tegevjuht Larry Fink pakkus visiooni. Mitmes strateegiadokumendis kirjeldab Fink loodust kui tuleviku varaklassi, mille väärtus soovitakse avada ESG investeeringute ja digitaalsete turgude kaudu. Sellise karmi noodiga põhiosa saatest on lõpusirgel. Olgu siinkohal vaid öeldud, et mis iganes valimistulemused ka nüüd siin südapaiku ei tuleks, me teame juba niigi, et e-valimised on kompromiteerinud ennast ja nende kasutamine on selgelt kuritegelik. Eks siis näha ole, milline osalus saab olema, aga praeguse seisuga, kui me seda saadet salvestame, on elektrooniliselt hääletanud inimesi rohkem kui paberhääletanuid ja see on ausalt öeldes kahetsusväärne. Aga Eesti Eest portaal saab olla tsensuurivaba täiesti sõltumatu ainult kui toetate meid pisikese toetusega. Toeta eestiest.com-i Mihkel Johannes Paimla EE 4077 0077 1008 49 65 47 märksõna ülekanne. Nii tiitrites saate esimeses pooles kui ka päris lõpus saate sama teksti ise ka lugeda. Tänan kõiki, kes meid on toetanud ja olgu siinkohal siis veel ära öeldud, et järgmise nädala saade
osaliselt on ka kokkuvõte siis lõppenud selleks ajaks niinimetatud valimistest, aga kindlasti kaebusi veel arutatakse, aga kui kaua seda meist keegi ei tea. Aga täiesti selge on, et praegused valimiskomisjoni juhid ja üldse sellised tegelased, nad ei hooli muust kui ainult iseenda heaolust. Ent sellega siis täna lõpetame, järgmise nädala oleme siis nagu öeldud eetris, aga edasise kohta on võimalik, et tuleb teha paus kuni 2 nädalat, eks siis jälgime arenguid ja hoiame teid asjade käiguga kursis. Head õhtut teile ja uuel nädalal kindlasti kohtume. Nägemist!